Täna vaatame kõigepealt rinnalt söötmise tehnikat. Palun! Oluline on põlvist alla lasta. Kohe, kui oled ära söötnud, peavad käed järgi jääma, et oled valmis palli püüdma. Kui sa söödad palli, siis käed lähevad sirgeks, peopesad vaatavad välja ja pöial vaatab alla. Oluline on asend, et kogu aeg oleks põllist all, siuke vetruv asend natuke. Sealt on kõige parem söötu anda. Ja siin poisid näitavad päris hästi ette. Järgmisena vaatame samamoodi rinnalt söötu, aga paneme juurde tugijalaga juurdevõtusammu. Nii, alustame. Muidu kõik on samamoodi, aga selleks, et sööt tuleks tugevam, siis paneme juurde ka ühe sammu, millega saab siis hoogu juurde võtta. Püüdes siis on võimalik valida endal tugijalg ja siis teise jalaga astuda samm ja saad söödu tugevamini edasi panna. Nagu rinnalt söödu puhulgi on väga oluline, et sööt läheks otse rinnalt rinnale, mitte ei läheks kaarjalt. Nii, ja viimasena söötmisest vaatame põrkesöötu. Nii, harjutus algab. Põrkesöödu puhul siis on oluline, et sööt tuleks rinna pealt. Tihtipeale lastel tekib viga, et nad viivad palli üle kukla, üle pea hakkavad viskama, aga see ei ole tehniliselt õige. Sööt tuleb rinna pealt ja pall peaks minema 2/3 peale. Põrkama, siis ta põrkab täpselt sõbrale kätte. Muidu on kõik samamoodi nagu rinnalt sööt. Tegemist on siis rinnalt söötmismänguga, kus ülesanne on võimalik kiirelt tugevaid sööte anda. Esimene söödab esimesele teises rivis, tema sööb tagasi, kükitab maha ja nii edasi hakkab see mäng käima, kohe näete ka videopildis.